Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tere kallid tennissõbrad ja palju õnne meile kõigile vast võib tänase päeva puhul öelda, sest Kaia Kanepi on värskelt võitnud Arina Sabalenkat maailma teist reketit Austraalia Openi 8. finaalis 5-7, 6-2, 7-6 ja on siis jõudnud kõigil neljal suurel slämmil vähemalt veerandfinaali. Olen endale külaliseks palunud Zoomi vahendusel Rett Reimali. Tere! Tervitus. Allar Hint. Tere. Ja loomulikult Riho Kallus. Tere. No alustame emotsioonide kirjeldamisest võib-olla, et ma arvan, et sinna Terviseameti pressiteatesse peab nüüd need infarktihaiged ka juurde lisama, et neid sai siin päris mitu tükki juurde, et Rett, oled elus? Olen täitsa elus ja mul on hea meel, et mul õnnestus seda mängu otsast lõpuni vaadata. Tegin endale ka aja vabaks ilusasti, et sellele mängule keskenduda ja ei pea mina pettuma, ei pea keegi teine pettuma. Et kuidagi mul oli selline tunne, et isegi siis, kui Kaial hakkas asjad käest libisema, mul oli see tunne, et täna on Kaia päev. No tõesti, super nagu positiivne emotsioon igatepidi. Allar, sa ühineb meiega otse Tenniseliidu kontoris. Kuidas seal tähistatakse praegu? Siin on õhupallid ja lilled ja kõik on siin. Saluut on väljas, et terve Lasnamägi Tenniseliidu kontori aknast vaates elab kaasa Kaia Kanepi fantastilisele mängule täna. Et meeleolud on ülevad. Riho, kuidas sul? Aga jah, nagu sa alustasid siin, et sellise mängu eel peaks olema ikkagi hoiatus, et inimesed nõrganärvilised ja kellel võib-olla on kaasuvad haigused ei tohiks selliseid mänge üldse vaadatagi. Et täna seda hoiatust ma ei näinud seal Eurospordi kanali peal, aga jah, kogu selle mängu jooksul mul jõudsid igasugused pildid silme eest läbi joosta, küll Kaia võib-olla, vahepeal ma võrdlesin seda matši võib-olla Kaia parimate tipphetkedega, mille juures on õnnestunud mul ka olla, kui ta 2009. aastal võitis teist valgevenelannat. Te kindlasti kõik mäletate, kui oli Eestis Fed Cup kohtumine Viktoria Azarenkaga mängis Kaia tookord ja mängis fantastiliselt hästi. Ja siis tuleb mul meelde ka 2012 Brisbane'i turniir, mis on ju Kaia karjääri suurim võit, kus mul õnnestus ka kogu turniir kaasas olla ja näha toetada Kaiat. Ja teine äärmus, kui oli see õnnetu seis juba otsustavas 4-2, 40-15, kus Sabalenka mängis selle game'i, kus ta siis lõi ühe topelt ja 4 ässa. Ja kui suutis sealt mängu tagasi tulla ja siis tuli see õnnetu game seal otsa veel pärast Kaialt, kus ta kaotas 4 matšpalli pealt game'i, siis ma hakkasin juba mõtlema, siis tuli meelde see 2010. aasta Wimbledoni finaal Petra Kvitovaga, kui oli ka ju tiebreakist see seis 5-2, siin oli küll tiebreak 10, et see lõpuks oli see korralik Ameerika mäed ikkagi see matš seal kolmanda seti teises pooles. No, emotsioone ikka seinast seina. Ma arvan, et Eesti SKP natuke langes, sest inimesed nendel 2 tunnil tööd ei teinud. Meil siin päevalehes ka kõik kogunesid meie teleri ette ja ikka näpud oli püsti ja mõni võib-olla loobus ka siis, kui Kaia otsustavas setis natukene pauksisse sattus oma asjadega, aga hakkame seda mängu kuidagi ekseldama, et oli vast mäng 2 kõige kõvema lööja vahel hetkel VTA karussellis või Rett, mis sa arvad? No ütleme nii, et ega see väga palju sa sellega mööda ei pane, ja peab tunnistama, et ikkagi summa summarum oli üle kogu mängu oli dikteerivam pool kokkuvõttes Kaia ikkagi, et Kaia suutis oma mängu lõppkokkuvõttes peale suruda. Et no see on ka loogiline, sest et me teame ju, et Kaia peab niisuguses stiilis mängima, et ta ise liiga palju jooksma ei peaks, kuigi peab tunnistama ausalt, et ma pole teda ausalt öeldes kaitses vist äkki nii hästi mängimas näinudki. Et ta ikkagi reaalselt jooksis olukorrad kõik lõpuni praktiliselt, mida nagu alati ei saa öelda ja see kaitsemäng sinna kõrvale oli Kaia parimate päevade tasemel, kui mitte üle selle isegi. Nii et ta suutis oma mängu kokkuvõttes peale suruda
ja ütleme, esimene sett ju kuni seisuni 5-5 reaalselt ju servisid mõlemad mängijad väga hästi, mõlemad hoidsid. Kas ma eksin, te võite mind parandada, aga oma servi hoidsid mõlemad mängijad kuni 5-5 esimeses setis? Selle hetkeni oli, ma korra segan, selle hetkeni oli minu teada ainult 1 punkti kaotanud teiselt servilt Sabalenka. Praktiliselt. Keegi veel kaotab punkti isegi teiselt servilt ja Kaia esimese servi protsent oli 80 veel. No just nimelt, et ja alles siis tuli see nii-öelda see hetk, kus Sabalenka tegi 3 topelt viga minu teada ja ometigi võitis selle servi game'i, kui ma ei eksi. Oli nii, et ta läks ju siis ette ja siis toimus see nii-öelda break. Aga tegelikult vaatamata esimese seti kaotusele oli väga hea mäng, oli ka Kaia poolt. Ja see mõlemalt poolt kõrgetasemeline mäng oli. Nii et, ja kui me vaatame teist ja kolmandat seti, siis ju tegelikult teist seti domineeris Kaia ja tegelikult ka kolmandat seti sisuliselt ju kogu aeg Kaia domineeris. Ta oli ju peal, kui palju need lugematu arv seise, mis tal peal oli kogu aeg kolmandas setis. Nii et noh, selles mõttes mina ütleks, et tähtede seis oli igal juhul Kaia poole. Jumal tänatud, et ta selle mängu lõpuks ära võttis ikkagi. Ja noh, muidugi lõpus see tie break oli, peab tunnistama, et natuke seal oli õnne ka, et Sabalenkalt, vist oli ma ei tea mitu lihtviga, meeletu kogus lihtvigu seal, tõrjevigu, lihtvigu tie breakis, et seal oli, see aitas kaasa loomulikult lõpus. No Kaia pressikonverents on ka värskelt lõppenud, võin teha kiire lühikokkuvõtte, et ütles, et oleksin õnnelikum, kui oleksin pärast 2 või 3 matšpalli võitnud, käsi värises, kui matši võidule servima läksin, kuna sealt ühtegi esimest servi sisse ei saanud, siis pinge loomulikult kasvas. Ja ta arvas, et ta tegelikult ei saagi sellest üle, aga lõpuks arvas, et tal oli natukene õnne, et ikkagi selle napi võidu ära võttis. Tundus talle, et mängis esimese seti väga hästi, aga tegi ühe paha game'i, milles siis jäigi, kuidas see nüüd oli, kus ta seal taha jäi? 5-6 ja siis kaotas oma servi ka veel otsa. Siis ta arvas, et proovib samamoodi edasi, et on 2 varianti, kas Sabalenka hakkab rohkem eksima või siis mängib imeliselt ja lõpetab 2 setis ära. Käivitus siis teine variant. Sabalenka tegi matši jooksul kokku üldse, mis ta oli, 15 topelt viga ja neist teises setis tegelikult ainult 5, et kõige rohkem kolmandas setis. Mis ta vist veel ütles? Ta ütles, et tal arvas kuni eelmise aastani, et Austraalia ei sobi talle üldse, et ta on kuulnud, et on teatud mängijad, kes ei hakkagi Austraaliat armastama, et ta arvas, et tema kuulub nende hulka, aga viimased 2 aastat on ta kuidagi hästi läinud seal mandril, et ei osanud väga hinnata veel seda saavutust, et 4 slammil on veerandfinaali jõudnud, et mis ta seal ikka hindab, et mängime enne turniiri lõpuni, ma arvan, et ja siis vaatame alles perspektiivis tagasi. Aller, mis sinu hinnangul selle matši täna otsustas? Nii palju, kui siin alguses ka te mõlemad retiga kinnitate, mõlemad on tugevad lööjad, eks ole, ja mis sellise mängu puhul on nagu tähtis minu arust nagu see, et Kaia ei tohi ennast jooksma lasta ja ma arvan, et see oli üks, mida ta nii-öelda neutraliseeris Sabalenka lööke väga-väga hästi, ehk siis need sellised teravad, pikad kelle löögid ja Sabalenka ei saanud seda nagu nii palju liikuma ja jällegi, et kui ta liikuma sai, siis jah, ma olen nõus Retiga, et ta nagu sai neid palju. Kaia on hetkel oma parimas hetkes üleüldse, ma arvan, et vaadates tagasi kõik need aastad nii head Kaiat väljaku peal, nii mentaalselt kui füüsiliselt ei ole olnud. Aga ikkagi, ütleme, Sabalenka oli see pool, kui ta Kaia liikuma sai rohkem nurgadesse ja väljaku pealt välja, siis oli Kaia raske seal punkte võita. Ehk see neutraliseeriv mäng ja oma tugevusega, mida Kaia nii-öelda peale surus, oli see, mis ütleme, keeras seda mängu rohkem Kaia kasuks. Ja loomulikult ma arvan ka, et siin on mõlemad olid ikkagi piisavad, kus mõtleme võib-olla nagu selles tsoonis või nende närvilised või mis väljendas eriti Sabalenka topeltpigades, et ta võib-olla ei andnud nagu väljaku peal nii palju tunda teistes löökides, kuid ma arvan, et
et see iga topeltviga tekitas kergelt sellist ebakindlust temas endad ja mis minu arust lõi nagu väga hästi välja, eriti tiebreakis otsustavas setis, kus tuli ikka ports lihtvigu järsku nii, et mis tegelikult aitas Kaia seda mängu võita, et ma arvan, et see oli selline ühtpidi natukene Sabalenka aitas sellele ka kaasa oma sellise ebakindlusena. Et aga loomulikult võitu, see oli, ma arvan, et see oli fantastiline tennis ja ükskõik siin Terviseameti või Eurospordi lehel vahet ei ole, kus neid infarkti ohte võib kirjeldada või hoiatusi panna, aga järjekordne super emotsioon. Riho, ma sult küsin niimoodi, et kas Kaia oleks selle mängu võitnud, kui Sabalenka poleks teinud 15 topeltviga? Ma arvan, et ega see tegelikult otseselt ei otsustanud mänge ja kui me nägime, ja küll 15 topeltviga, aga kui tähtsal hetkel Sabalenka jällegi hästi servis ja just üks väga oluline game, kui ta suutis ennast kokku võtta ja 4 servi ässa järjest lajatada, et ma selles mõttes nõustuksin eelkõnelejatega ja Rett rääkis siin sellest ja Allar ka mõlemad, et kuidas ta palle päästis, aga 2 asja, mis minule kui palju ma elus neid Kaia mänge vaadanud olen, ma ei tea, te ka kindlasti, ma arvan, et ma ei tea, sadu. Et siis 2 asja, mis minule väga, väga hea mulje jätsid ja mida nagu tavaliselt, mis on alati küsimärgid, on esiteks on teine serv. Ta suutis seda teist servi lüüa piisavalt sügavalt ja piisavalt tugevalt, et see ei olnud nii lihtsasti tõrjutav Sabalenka jaoks ja ma hästi palju on neid matše olnud kindlasti, te teate ka, kus sa hoiad kammastega kinni, et nüüd jumala eest seda topeltviga ei tule, eriti kui hakkab nagu teise servi peale palju jääma ja matši lõpus jäi väga palju teise servi peale. Jah, tuli seal ka paar õnnetut topeltviga, aga ta suutis ikkagi teist servi läbi matši lüüa fantastiliselt hästi ja lisaks sellele suutis ka ta tõrjuda fantastiliselt hästi. Et minu arust ikkagi see määras palju rohkem kui see Sabalenka 15 topeltviga, et Kaia ikkagi, ma olen täiesti nõus Allariga ka, et ikkagi karjääri jooksul üks parimaid mänge. Tahaks ühte asja lisada veel, et ma olen Rihoga täiesti nõus, mis puudutab seda teist servi, sest täna ei olnud sellist tunnet, praktiliselt ei tekkinud mängus, et oi, et kuidas ta nüüd lööb või et kas ta nüüd suudab sisse lööb või ei suuda. Kuidagi kindel tunne oli. Ja see oli üks suur pluss ja teine suur pluss oli see, et ta mängus tagajoonel, võib-olla jätame kõrvale selle päris lõppu, oli näha sellist enesekindlust, et ta reaalselt muutis rütmi, vahepeal lõikas, siis tõmbas kõrgeid topspinne, siis lõi järgmise löögi tõusult, et ta nagu mängis teatud olukordades, tegi selliseid kombinatsioone ja sooritusi, mida saab teha ainult siis, kui mängija tunneb ennast tagajoonel väga kindlalt. Et ta tegelikult mängis tagajoonel aktiivselt, enesekindlalt ja täiesti nõus, et ei saanud otsustavaks pigem mitte Sabalenka serv seal lõpus, vaid ikkagi päris suur hulk lihtvigu tõrjetel ja tagajoone rallid, mitte niivõrd servis. Sest minu teada tiebreakis neid topeltvigu vist, kui oli, siis väga vähe. Jah, ja ma korra, kui tohib veel lisada, ma tahtsin lisada seda, et ma just esimene sett vaatasin, mis mulle väga muljet avaldas, et tihti peale, mis kipub olema Kaia puhul just see nii-öelda servi ette nii-öelda valmistav liigutus kipub olema võib-olla natuke kiire. Täna oli tal väga hea rütm ja ta tegi sellise nii-öelda aeglane ja siis kiire, et tal oli väga hea rütm läbi matši kogu aeg. Et see on väga muljetavaldav, et sa ikkagi 36-aastasena nagu me näeme siin, eks ju, ka teised tipud, Rafael Nadal tuleb vastu väljakusse sisse ja näeme ka Kaia areneb ja muudab oma mängu, et see on fantastiline. No Kaia ise ei osanud hinnata, mida see tähendab, et ta nüüd kõigil 4 slammil veerandfinaali jõudnud, aga meie võime seda ju ometi teha, et Allar, alustame võib-olla sinust, et kuhu me selle saavutuse asetame või mis me sellest järeldame? No, kus me asetame, selles mõttes on see, ma ütleks ka tegelikult niimoodi, et turniir ei ole veel läbi, on nagu üks asi. Ja et see saavutus, nii-öelda Austraalia jõuab kohale, ütleme 36-aastasena ja võib-olla ikkagi sellise karjääri nagu teise poole peal, et
et see on tema jaoks kindlasti rahulolu pakkuv, tennisefännile veel suuremat rahulolu pakkuv. Eesti tennisele minust on nagu tore näide jällegi, et läbi aasta me saame öelda, et meil on keegi kuskil turniiri peal ja jõudnud ka igal Grand Slamil vähemalt veerandfinaali. Et pigem ma tuleksin tagasi selle alguse juurde, et turniir ei ole veel läbi. Tegelikult ma arvan, et siin on vaja veel, siin on ruumi veel areneda, et oma parimat tulemust teha, aga Grand Slam on Grand Slam ja Eesti mängib parima 8 hulgas, et päeva lõpuks ei ole vahet, on see Austraalia või Prantsusmaa või ükskõik kus, et nii Kaia ajalugu on tehtud, kui ka jällegi see aasta on Eesti tennisele ja Kaiale väga hästi alanud. Tahab keegi midagi lisada või lähme poolfinaali juurde? Ma ühe asja lisaks veel, et mis Kaiat puudutab, et tegelikult me kõik nägime järjekordselt seda, et milleks Kaia võimeline on. Et tahaks lihtsalt väga loota, et Kaia ambitsioon sellega ei piirdu. Ma loodan, et ta keha peab vastu, et ta tervis vastu peab, et ta saab selle ühe päeva taastumiseks ja et ta tegelikult on see hästi palju kinni ka selles eneseusus, et me näeme, et ta on tegelikult suuteline rohkemaks, kui ta siiani on saavutanud. Tegelikult annaks Jumal, et tal oleks seda usku ja seda ambitsiooni minna liikuda edasi veel, et hoiame talle kõvasti pöialt ja loodame, et see turniir täpselt nii nagu Allar ütles, et see turniir ja nagu Kaia ise vist ütles pressikonverentsi, et turniir ei ole läbi, et see on õige sõnum. Veerandfinaali... Ja ma korra veel lihtsalt lisan veel selle, et kui me vaatame Kaiat võib-olla eelnevad 10 või 15 aastat ja vaatame seda täna, siis täna ta on ikkagi oluliselt nagu küpsem ja valmis mängija seal väljaku peal ja valmis erinevaid olukordi lahendama, olgu see siis iganes füüsiline pool või mentaalne pool või taktikaline lahendus, et tal on oluliselt nagu küpsemad lahendused igasse sellisesse tennise aspekti, et seda on rõõm vaadata ja eks tulebki see aeg ära kannatada, et siin järgi, et Põhjamaa rahvad, et see ole küpse piljem. Veerandfinaalis vastaseks siis Iga Swiatek, 2 aasta tagune French Openi võitja, kes on teekonnal veerandfinaali alistanud Harriet Darti, Rebecca Petersoni, Darja Kasatkina ja nüüd siis esimese seti kaotas Sorana Kirsteale ja võitis 3 setis 5-7, 6-3, 6-3. Ret, kui mugav vastane Swiatek võiks olla Kanepile? No ütleme nii, et kahjuks ei näinud Swiateki ja Kirstea mängu, aga üldiselt on nii, et Swiatek ei ole kindlasti lihtne vastane. Et kui nad mängiksid liiva peal, oleks asi veel keerulisem, aga kuna nad mängivad nüüd Austraalias, kus ikkagi põrge on teistsugune, siis ütleme, mis see Swiateki ja Sabalenka vahe on esiteks see, et Swiatek on muidugi liikuvam, eks ta peabki olema liikum, ta mängustiil on meili teine, et ta on kindlasti kaitses oluliselt parem, atleetlik, väga osav, kiire, et eks Kaia peab oma mängu juurde jääma, kindlasti saab tal olema keeruline. Ma ei tea täpselt nende omavahelisi seise, teised oskavad 0-0, pole mänginud üldse, jah? Okei. Et üks koht, mis on olnud Swiatekil varem, ta on küll selles osas arenenud, on see, et Kaia poolt kindlasti survestada võib-olla rohkem, mitte tagakäe poolt, et rohkem eeskkäe poolt, et ta sealt poolt on kaitses, peaks eeldatavalt natukene nõrgem olema kui tagakäe poole pealt. Ja oma mängu juurde peab jääma, selle sama mängu juurde, Kaia mäng on kunagi ju Serena ütles väga hästi, et peale seda poolfinaali, mitte poolfinaali, vabandust, see oli siis äkki 16 hulgas mängisid siin US Openil, kui Serena ütles, et peale mängu, et oh my god, et oled kõvemini kui mina. Et ikkagi see mängu tempo on see, mis tapab, see on see Kaia relv, et ja loomulikult esimese servi protsent aitaks teda kõvasti, nii et raske tuleb, ütleme nii, midagi lihtsalt ei tule.
Riho ja Allar, on teil veerandfinaali suhtes hea tunne sees? No ma usun, et kõigepealt kindlasti üks oluline asi, mis aitab, on see, et ta on nüüd tulest ja veest läbi käinud just selles tänase mängu mõistes, et tuleb edasi, mis tuleb, aga kui sa oled sellise mängu alla saanud, siis sa lähed lihtsalt mängima endast parimat andma, et mentaalselt tihti see nii on tennisistidega, tihtipeale nii juhtub, et ma usun, et see tänane mäng mõjub talle kindlasti hästi. Ja ma tahaks loota, et ta kehapäev vastu, et ta taastub, ütleme sellest ikkagi nii mentaalselt kui füüsiliselt raskest mängust taastub ülemuseks ja nii nagu ka Rett ütles, et ma arvan, et võti on see, kui hästi ta suudab ise oma mängu peale suruda ja domineerida, et seal on kindlasti Świątek on osav selline mängija, kes suudab nagu Kaia rütmist tasakaalust välja viia, et seda ei tohi lasta teha ja ise oma sellist tugevat survet peale panna. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. Räägime natukene Anetist ka, kes ka ju oli Austraalia Openil tabelis kirjas. Kahjuks teises ringis kaotus Clara Dawsonile 2-6, 4-6. Kindlasti on ta ise väga pettunud. Kindlasti natukene põhjust on pettunud olla fännidel, sest olgem ausad, ootasime ju natukene rohkem, kui seda eelmise aasta lõpu võimast hoogu silmas pidada. Rett, vaatasid seda mängu? Mis järeldused võime teha? Ma vaatasin seda mängu ja tegelikult ma saan täiesti aru sellest olukorrast, et ega kui me vaatame siin nii mõndagi teist mängijat, kes eelmise aasta lõpus hästi esines, võtame samamoodi Paula Badosa, et tegelikult Aneti puhul on olukord täiesti uudne praegu ja seda toonitas ka Dmitri Tursunov juba eelmise hooaja lõpus, et kui nüüd uus hooaeg algab, siis on psühholoogiliselt oluliselt keerulisem. Ootused on hoopis teised, et küsimus on, kuidas Anet selle nimetame seda siis favoriidi koormaks teatud määral, kuidas ta sellega toime tuleb, et minna peale Grand Slamile esimest korda niimoodi, et sa reaalselt, nagu ta ütles, oma eesmärgid välja hooaja lõpus. Minna peale sellisest positsioonist on kordades keerulisem, kui minna peale, ma absoluutselt ei vähenda Kaia saavutust praegu. Kaia on tegemas, ta pole veel lõpetanud turniiri, super tulemust. Aga Anet läks teiselt positsioonilt sellele turniirile peale, maailma 7. reketina, nii et ma arvan, et tal on vaja natuke lasta aega atra seada, et kogu selle positsiooni ja selle pingega sellega on, ja ootused on eeskätt enda poolt pandud peale, nii et täiesti loogiline, täiesti arusaadav, et see on hoopis teine psühholoogiline situatsioon, vaimne positsioon kui võib-olla eelmisel aasta lõpus. Et täiesti, minu seisukohast on arusaadav täiesti, et seekord nii läks. Kes teab, võib-olla me French Openil näeme juba teistsugust Anetina. Ma arvan, et ta ise seda ütles ka pressikonverentsil võib-olla läbi ridad, et ta arvab, et ta võib-olla kuidagi ootab endal suures lämmidel, ootused on kuidagi suuremad ja pinged suuremad, see on ühelt poolt ju mõistetav, aga varem ta pole minu arust seda kõva häälega välja öeldud, et just see pinge võib sel hetkel saatuslikuks saada. Jaa, aga Anet on väga hästi viimasel ajal, minu arust mulle väga on meeldinud, kes on jälginud siin viimast pool aastat Aneti, kuidas ta on kogu aeg rõhutanud, kuidas tema eesmärgid on nii-öelda mängulised ja väljakul toimuvad ja tehnilised, mitte niivõrd, et kus ta võidab või kuhu kaugele ta jõuab, et ta on suutnud nagu väga hästi hoida pea kaine ja mul oli võimalus ka eelnevat Sydney turniiri poolfinaali kommenteerida, kui mängis Barbora Krejcikovaga Anet ja ma ütleks, et see on võib-olla üks karjääri kõige ilusamaid kaotusi, mis Anet üldse saanud on, mängis fantastiliselt head mängu ja selle Austraalia lahtiste kaotuse Clara Dawsonile ma pigem liigitaks nagu sinna lahtrisse, et vastane võitis selle mängu, mitte nii, et Anet oleks seda väga kaotanud, et vastane mängis väga hea mängu ja tal oli suurepärane päev, et ma usun, et midagi katki siin hullu küll ei ole.
jah, täiesti nõus sellega, et kindlasti Dawsonilt väga-väga hea mäng oli absoluutselt. Aga vaatame neid veerandfinaale naiste tabelist. Kanepi Sviatek on teada, Danielle Collins, Alice Cornet selgitavad siis Kanepile ja Sviatekile poolfinaali vastase. Teise poolfinaali vastast teise poolfinaali koosseise hakkavad selgitama Ashley Barty, Jessica Pegula ja Barbara Krejcikova, Madison Keys. No julgete sellest esikaheksast nüüd päris kindla favoriidi välja tuua? Kes selle turniiri peaks ära võtma? No ma arvan, et ikkagi te olete kõik nõus, et hetkel on ikkagi üks põhifavorit siiski Ashley Barty veel. Et kui me teame, et sel aastal, ma võin eksida, parandage mind, aga vist ta kaotas sellel aastal esimese oma servi game'i üldse Anissimova vastu. Arvestades seda, mitu matši juba on mängitud, siis ta sisuliselt on terve see hooaja algus oma servi hoidnud kogu aeg, mis on nagu müstiline naiste tennises tegelikult. Aga see paneb omakorda peale teatud pinget peale muidugi, nii et ta on suur soosik, Ashley Barty on hetkel suur soosik, aga see ei tähenda, et ta kindlasti võidab. See on hetkeseis. Minu hea sõber ja kolleeg Toomas Leius helistas mulle siin paar päeva tagasi, ütles, et Riho, vaata, et sa finaali maha ei maga. Amanda Anissimova, Ashley Barty, see, kes võidab selle mängu, see võidab Austraalia lahtisel. See oli Toomase sõnad. Aga jah, ma nõustuks ka Retiga, et kindlasti Ashley Barty on ikkagi soosik kahtlemata. Allar, tuleb sult mingi originaalsem soosik? Ei, selles mõttes loomulikult võtad maailma esimese, kellel on võib-olla nagu kõige suurem võimalus, et ka teistpidi, kui sa need nimedki ette loed ja ma võtan siit lahti ka enda telefonist selle veerandfinaalid, et kes oleks oodanud, eks ole, Cornet veerandfinaali või Pegula või kes oleks enne turniiri ennustanud just neid mängijaid sinna ja jällegi ma tulen selle sellise, ma ei tea, klišee juurde tagasi, et veerandfinaalid on jällegi kõik hakkab otsast peale, eks ole, et ei ole sellel, ma arvan, kui Pegula ja Barty lähevad veerandfinaalis väljakule, siis on selline 50-50, suhtelt 50-50 võimalus, et mängida ja võita seda, et ja ma arvan, enne turniiri ka ma olin enda mõistes, ma pigem olen selline Barty fänn ja ütlen, et Barty on nendest kõige tugevam ja kõige selline tõenäoliselt nagu, ma ei tea, kompaktsem mängija. Kuid kes siit nagu võidab või mis siit nagu saama hakkab, et ma arvan, et siit on tulnud väga-väga erinevaid üllatusi veel, et nendest kõikidest mängudest, et kes sealt poolfinaali jõuab ja finaali välja, kes sealt võidab. Ma arvan, et siin tuleb mingisugune üllatus on keriteks juhul. Mul on üks mõte on see, et mul on mõnes mõttes on hea meel, et Barty ei ole Kaiaga samal tabeli poolel ja lisaks Krejcikova, aga ma ei tea, mul on nagu selline tunnetus, et ka Krejcikova on hetkel väga ohtlik lisaks Bartile, et nad ei ole Kaiaga sama tabeli poole peal, et ma ei ütle, et see Kaiaga tabeli veerand, need 4 mängijad, kes Kaia poole peal, et nad oluliselt nõrgemad on, aga jah, parem kui Barty jääb teisele poole. Käime kiirelt meeste veerandfinaalid ka üle. Kael Monfils, Matteo Berrettini esimeses veerandfinaalis, edasi Denis Shapovalov ja Rafael Nadal, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Felix Auger Aliassim ja Danil Medvedev. Ma teen oma ennustuse ära, ütlen Denis Shapovalov. Turniiri võitjaks? Jaa. No, ma ütleks nii, et Monfilsist ei taha keegi justkui midagi oodata, mitte et mina ootaks, aga ma väga loodan, et Monfils seekord esineb paremini, kuigi tõenäoliselt tema ei kuulu nende soosikute hulka, aga ma ise hoian väga rahvale pöialt, väga hoian talle pöialt, et miks mitte võiks rahva kõigi aegade parimaks tõusta selle turniiriga, seda erakordselt raske olema, et ehk ikkagi peasoosik on ikkagi Medvedev, mulle tundub peasoosik esikohale. Aga jällegi meeste tennises seal praegu on ka, troon on, ütleme, hetkel vaba.
selle turniiri. Võitja soosikut, ilmselgelt võitja soosikut. Ma arvan, et kui naistel on Parti võib-olla natukene ilmselgem soosik, siis meestel ma ei ütleks, et keegi ilmselge soosik on. Seal on kandidaate rohkem. Kuidas Rihole tundub? Ja vaadates seda veerandfinaali tabelit tuleb meelde 2016. aasta Wimbledoni noorteturniiri finaal. Et mäletatavasti 3 poissi, kes seal finaalis mängisid, on kõik praegu Austraalia lahtiste veerandfinaalis. Ühte poissi seal kahjuks ei ole, nii kurb kui see ei ole. Mõtlen siis Felix Auger-Aliassime, Siim Šapovalov ja Tsitsipas. Olid ju need mehed, kes Kennetiga koos seal finaalis mängisid. Aga mina olen oma ennustustega siin nii Ameerika lahtistel eksinud kui ka Austraalia lahtistel, sest et olen kogu aeg rääkinud seda, et kui Aleksandr Zverev suudaks gaasipedaali kogu aeg põhjas hoida, siis ta võiks Grand Slami ära võita. Aga ka seekord ta ei suutnud seda. Et jah, edasi ma loomulikult pean ka suureks soosikuks ikkagi eelkõige Danil Medvedevit ja eriti just vaadates, mis ta see turniir teinud on ja kui hästi ta on hakkama saanud oma seniste ülesannetega, aga loomulikult minu 2 suurt lemmikut, mõlemad nii Gael Monfils kui ka Rafael Nadal ja minu 2 nii-öelda next generation lemmikut tegelikult noormehed, kes mõlemad on, kuidas öelda, nad on üliküpsed, nende intervjuud on täielik nauding kuulata Felix Auger-Aliassime ja Jannik Sinnerit. Et ma vaatan küllaltki palju seda Cube'i Eurospordi pealt ka ja nende intervjuusid kuulad, siis see on alati nauding, kes tahab kuulata, kuidas noored mängijad ennast arendavad ja mõtlevad ja sellest mängust aru saavad. See on fantastiline, et need on väga huvitavad noored mängijad mõlemad. Nii et ma ennustan nendele meestele mõlemale suurt karjääri ja Grand Slami võitja ka kindlasti. Allar, sul on aega oma soosikule kaitsekõne pidada 2.30. Poolfinaali saavad nüüd. Okei, ma pakun välja poolfinaalid on Monfils, Nadal ja Sinner, Medvedev. Ma arvan, Medvedev võitab turniiri. Täpselt sama. Ma pakun täpselt sama, Allar. Täpselt sama. Igatahes nii on. Meil on veel nädal aega põnevat slammi ees ja pühapäeval või esmaspäeval hiljemalt võtame kokku ka finaalid, kus ju Kaia Kanepiga mängib kindlasti. Hoiame pöialt, kolmapäeva öösel oleme jälle ärkvel või siis päeval, oleneb kuhu see mäng pannakse. Aitäh, Rett, Allar ja Riho. Järgmise korrani. Aitäh. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.